Tere! Ma olen väga tänulik, et mul on võimalik täna teiega projekti Kunst loob lähedust õppetunde ja õnnestumisi jagada. Aga eriti tänulik olen selle eest, et aastal 2018 kutsuti mind kultuuripealinna teele kaasa mõtlema, kaasa unistama. Ja sellest kujunes tegelikult minu elu väga tugevalt mõjutanud väga pikk positiivne teekond. Kultuuripealinna katuse all sündis Kunst loob lähedust. See on siis kunsti vahendamist ja sotsiaalsete oskuste arendamist siduv platvorm ja me toetume oma tegevuses kõigepealt sellele, et me teame, et kunsti abil saab arendada eneseväljendusoskust, koostööd, erinevuste väärtustamist ja veel väga paljud muud, mida meil kõigil on vaja. Ja et kui me seda teeme, siis me saame tegelikult anda omapoolse panuse toetavama ja tervema sotsiaalse keskkonna loomisse. Kultuuripealinna programmi raames me korraldasime väga eriilmelisi hariduslikke kohtumisi, üritusi, koolitundidest, muuseumitundidest kuni eri valdkondi ühendava sümpoosiumini ja toimus ka Tartu Kunstimuuseumi 3. korrusel ja Tartu linnaruumis toimunud Viltuse maja saladuste pealkirja all näitus. See näitus valmis tegevkunstnike ja kohalike Lõuna-Eesti laste koostöös ja seda tunnustati ka aasta näitus 2024 tiitliga Eesti muuseumide aastaauhindadel. Mis läks hästi? Siin korra käis läbi juba see mõte, et oluline oli ka, kust me alustasime. Ja mulle tundub, et see oli üks selline hea koht meie jaoks ka, et me tõesti alustasime natuke teisest otsast. Ehk siis me pöörasime tavapärase kunstinäituste kureerimise protsessi pea peale ja me ei alustanud mitte kunstnikest või kunstiteostest, vaid tegelikult sellest, kellele väljaspool tavapärast kunstivälja me tahame seda projekti teha. Ja otsustasime ka kohe ära, et kui need on lapsed ja neid ümbritsevad koolid ning pered, et siis me tahame seda teha nendega koos, mitte lihtsalt nendele. Ja miks seda teha? Meie suur soov oli siis ja on tänaseni panustada kiusamise ennetamisse kunsti abil ja me saime aru üsna ruttu selle protsessi alguses, et see tähendab, et me tegelikult panustame ka sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamisse. Ja me tahtsime lapsed kunstile lähemale tuua. Mina töötasin sellel hetkel Tartu Kunstimuuseumis ja nägin seda, et küll toimusid haridusprogrammid, paljud tegevused, aga tegelikult oli väga palju teed veel minna, et rohkem lapsi tuleksid kunsti juurde. Ja kokkuvõtvalt siis tõesti, et esmalt sihtrühma vajadused ja siis alles kasvas sealt kunst välja, et see oli üks oluline punkt. Teine, võib-olla siis kuhu me kõigepealt jõudsime, et selle tegevuse käigus said muuhulgas nendest tegevustest osa ligi 5000 last, 200 õpilasgruppi, üle 400 pere ja kui mainiti selle tänase päeva jooksul, et Tartu Kunstimuuseumi külastatavus võib-olla tervikuna ei kasvanud nii hüppeliselt kultuuripealne aastal, siis mis kindlasti muutus oli see, kes käisid Viltuse maja saladuse näitustel. Kui me võrdlesime siis neid andmeid täpselt aasta varasema ajaga, siis me näeme, et peaaegu 4 korda kasvas perede külastatavus selle aja jooksul, siis esimese 3 kuuga, kui näitus oli avatud, ja lausa 6 korda väikelaste külastatavus. Nii et see on oluline ja veel me kogusime pisteliselt andmeid ka selle kohta, et kui paljud nendest lastest olid esimest korda kunstimuuseumis. Ja me nägime läbivalt seda, et üle poole nendest, kes tulid, olid esimest korda ja need esimesed kogemused on olulised. Mis veel läks hästi, siin on kõlanud see koostöö mõte juba korduvalt ja ka kaasamine ja me tegelesime ka sellega päris mitut pidi. Mõni näide. Me lõime siis Lõuna-Eesti partnerklasside võrgustikku, siis mitte ainult Tartu koolidest, vaid ka väga eri suurusega koolidest ja nemad olid meie ideede ja mõtete kõige esimesed tagasisidestajad ja koos nendega ka väga paljud ideed üldse sündisid. Samuti me tegelikult toetasime hästi otseselt sellist kunstnike ja laste vahetut koosloomet ja te näete siin slaidil ühte detaili valminud siis klassipiltide seeriast, fotokunstnikud Kristiina Hansen ja Sigrid Viir koos partnerklassidega lõid siis teistmoodi klassipildid teemaks siin, kelle või mille ma võtaksin kaasa, ehk siis kes või mis on mulle oluline.
Andsime ka noortele teejuhtidele näitusel väga palju vabadust näitust vahendada ja läbi oma vaatepunkti siis inimestele öelda, mis on oluline. Meie õnnestumised, mulle tundub, võtab päris hästi kokku see Eesti Muuseumide aastaauhindade komisjoni tagasiside, kus öeldakse siis nii, et projekt tõestab, et uutmoodi lähenemine, riskivalmidus, kaasamine ning tugev missioonitunne aitavad luua uut kvaliteeti. Aga ma tahaksin siinkohal rõhutada, et mulle tundub, et sellise uuenduslikkuse loomine kultuuris ei ole üldse nii keeruline, kui nõuandvaks kojaks on 6–10-aastased kartmatud leiutajad. Et ma väga soojalt soovitan seda kogemust, et see on midagi väga erilist. Ja mida me õppisime? No üks selline hästi nagu rõõmustav õppimine on see, et me ei pea endalt enam küsima, et kas seda sisu keegi tahab, kas õpetajad tulevad sellega kaasa, kas pered tulevad sellisele näitusele. Me oleme, ma arvan, ära tõestanud nii enda jaoks kui väga paljude oma kaasamõtlejate jaoks, et jah, seda sisu on vaja ja see vajadus tegelikult ainult kasvab, et see töö ei ole tehtud kuidagi nüüd, kus kultuuripealinna aeg lõpeb. Ja me oleme tänaseks laienenud ka Viljandisse ja Narva, tegutseme edasi, aga meie suur küsimus on, kuidas siis sellele vajadusele nagu järele jõuda, ehk siis kuidas oma tööd nüüd uuesti hoida elus, hoida käimas ja siinkohal on ka võimalus meile õlg alla panna, kui keegi teist tunneb selle missiooniga kuidagi endas ära. Ja me õppisime ka seda, et tõesti neid kunstivälja kirjutamata reegleid tasub vahepeal nagu proovile panna ja natukene suruda, et kui väga järjekindlalt otsida viise, kuidas saab, mitte jääda kinni sellesse, et miks ei saa, siis mitmed võimatud missioonid muutuvad võimalikeks. Nii jõudis kunstimuuseumisse vesi, vedel värv, avanesid muuseumisse uued akned ja uksed ja üle lävepakku astusid väga paljud uued külastajad. Nii, ja tõesti võib-olla minu jaoks nagu kõige olulisem õppimine oli see, et kui me tahame õpetada lastele sotsiaalseid oskuseid ja loovust, siis tegelikult me õpime täiskasvanutena ise kõige rohkem. See on ka täna juba erinevates võtmetes kõlanud, ja see ongi väga oluline, et need täiskasvanud, kes on laste ümber, arendaksid järjepidevalt enda sotsiaal-emotsionaalset pädevust ja enda loovust ja koos lastega on seda kõige parem teha. Nii et jätkutegevustest mainisin, et me laienesime Narva ja Viljandisse, praegu on ka Narvas nii kooliprogrammide kui ka koolituste registreerimine avatud. Me jätkame uurimistööd ja päris palju on olnud rahvusvahelist huvi meie tegevuste vastu, nii et me jagame siis oma õppetunde ka kolleegidega teistest riikidest. Nii et miks mitte ka mõelda siis suuremate järgmiste näituseprojektide või muude projektide peale. Kui teil on huvi, siis võtke ühendust meiega. Igal juhul mina väga tänan kõiki, kes on kaasa elanud, kaasa töötanud ja teid täna tähelepanu eest.